organisatsioonilised piirangud ja allhanke kasutamine nõudluse ebakindluse tingimustes. Tõendid Brasiilia elektrijaotustööstusest. Artikli eesmärk oli selge: uurida, kuidas avalik-õiguslikud ettevõtted mõjutavad organisatsiooniliste piirangute kaudu tööjõu sisseostmise tundlikkust nõudluse ebakindluse suhtes. Uurimus keskendus Brasiilia elektrijaotustööstusele, kus riigiettevõtetele kehtivad täiendavad piirangud võrreldes eraettevõtetega. Töö autorid soovisid mõista, kuidas need piirangud, näiteks tugev töökaitse ja mitmed muud eesmärgid peale kasumi maksimeerimise, suurendavad kõikuvate nõudlustingimuste korral tööjõu palkamise riski, sundides riigiettevõtteid rohkem allhanketele toetuma. Aga millised olid uurimisküsimused? Artiklis esitati 3 hüpoteesi. Kui nõudluse ebakindlus suureneb, siis suurendavad riigiettevõtted väljastatud tegevuskulude osa rohkem kui eraettevõtted. Teiseks, kui oodatav nõudlus suureneb, siis suurendavad riigiettevõtted väljastatud tegevuskulude osa rohkem kui eraettevõtted. Ja kolmandaks, erakapitalil põhinevate ettevõtete välistamiskulud sõltuvad tundlikumalt sise- ja välistöö hinnasuhetest. Millistele järeldustele siis lõpuks jõuti? Artiklis leiti, et organisatsioonilised piirangud mõjutavad oluliselt ettevõtte allhanke otsuseid nõudluse ebakindluse tingimustes. Riigiettevõtted suurendavad oma piirangute tõttu nõudluse ebakindluse korral rohkem allhanget, muutes selle vähem tundlikuks sisendhindade suhtes. Ja erasektori ettevõtted, kellel on tugev stiimul kasumi ja paindlikkuse saamiseks, teevad rohkem allhanget ja nende allhange on tundlikum sise- ja sisseostetava tööjõu suhteliste hindade suhtes. Kokkuvõttes kinnitas analüüs kõigi 3 hüpoteesi, rõhutades organisatsiooniliste piirangute mõju allhanke otsustele nõudluse ebakindlas keskkonnas. See uurimus heidab valgust organisatsioonide otsustusprotsesside keerukatele dünaamikatele ja ma usun, et pakub väärtuslikke teadmisi nii akadeemilisele kogukonnale kui ka tööstuse praktikutele. Aitäh kuulamast!